Jaa, rõõm teid siin laval näha ja tõesti võiksime siis mõtiskleda digiriigi tuleviku üle. Ma ei tea, kui palju jõudsite teie siin eelnevalt ringi käia, aga võib-olla soenduseks, et tänane päev on toonud erinevaid vaateid alates siis, ma ei tea, tehisarust ja pilvevalikutest kuni riskide ja tööviiside muutumiseni ja katsume neid mõtteid siin koondada, aga võib-olla alustuseks, et milline mõte või tähelepanek tänasest päevast on teile endale enim kõlama jäänud selles osas, kuhu siis Eesti digiriik on liikumas? No alustame siit siis. Päris mitu mõtet on olnud ja võib-olla kandvad sõnad on koostöö, potentsiaali on ja see tulevikku vaatav vaade on pigem, mina näen seda positiivsena ja valikuvõimalustena, kui et hirmutav hukukindlus, mis vahepeal sisse viskas. Tõnu? Ja ma arvan, et seesama asi, et meil on hästi palju potentsiaalseid võimalusi asju muuta paremaks, veelgi paremaks, ütleme nii, eks. Aga täpselt nagu Ergogi ütles, eks ole, et tegelikult see hukukindlus ja need asjad hetkel paraku löövad sisse, ütleme, ja see pilv, eks ole, millest me täna oleme väga palju ka rääkinud, eks ole, millest on väga häid presentatsioon tehtud, siis see ongi üks valem, millega me saame tegelikult selle kindluse, et mis iganes on, siis meie teenused töötavad edaseks. Jaa, Krista. Jaa, väga õige see sõna hukukindlus, see on nüüd kuulnud siin, ma olen siin olnud kahjuks täna lühikest aega. See on enim kasutatud sõna väga lühikest aega, mis ma siin kuulnud olen. Kannan selle endaga kaasas ka siis, kui siit ära lähen. Aga see on selline nagu hirmutav sõna, et ma arvan, et võib-olla selle sildistamisega saame mingisugust nagu raha, eks, aga see kurat on tegelikult detailides. Et lõpuks jah, sellega võime tõesti saada Euroopa raha, aga päriselt tuleb vaadata, mis selle taga päriselt on. Et lihtsalt öelda hukukindlus kõnab veidikene nagu demagoogiliselt. Virgo? Samamoodi hukukindlus, et millega Tõnu hommikut alustas. Et paljuski räägitakse, aastakümned on tegelikult asutused ju püüdnud lahendada seda erinevate õlgade teemat, eks ole, et kuidas me suudame kahes andmekeskuses toime tulla. Aga täna Riigikantseleist oli ka keegi täna siin, et Riigikantselei täna tegeleb hukukindluse suurendamisega ja vaatab just seda sektorite vahelist sõltuvust, et mida täna küll ei puudutatud, et oleme keskendunud siin IT-le, aga mida on vaja teha selleks, et näiteks andmeside toimiks, eks ole. No Kristo ja Virgo, et kui Tõnu ja Ergo on selle asja sees nagu igapäevaselt täna just selles avaliku sektori vaates, aga teie selliselt mitte, et siis kas see suund, kuhu riik liigub nende teenustega, mida avalikule sektorile pakutakse, et kas see suund on õige või mida te teeksite teisiti? Palun. Okei. Kristel oli hea vastus, selle pärast ma näitasin. Jaa, vaata, riik kasvab kogu aeg, eks. Me teame seda, et see kogu aeg kasvab järjest rohkem teenuseid. Me ei suuda panna pidurit sellele, et pidevalt tekitada mingeid uusi teenuseid ja uusi nagu lahendused. Me peame nagu tegelema sellega, et kuidas need teenused, mida me siis teeme, jääksid nagu jätkusuutlikumaks, pikaajalisemaks. See on esimene hästi tähtis punkt, eks. Ja teine on nagu siis see sama asi, et kuidas me saame nagu tagada, et meie riik samal saaks nagu areneda, kui me suuname hästi palju ressursse just selle sama hukukindluse peale. Et me panime nüüd sellel aastal jälle veel mingisugune 200-300 uut andmeallikat XT pealeks, tegeleme hukukindlusega, et need ka maha ei kukuks, järgmine aasta veel 200 juurde. Eks, et ühel hetkel tuleb nagu mingisugune teatav piir ette, eks, kus me ainult tegelemegi hukukindlusega, et hoiame seda laeva siis nagu üleval, eks, mis tekitab probleeme nagu innovatsioonile. Et üks asi, mida ma ei oska öelda, kas keegi teist osales seal täna või on teadlik sellega, et Riigikantselei tegeleb siis sellise projektiga praegu, tegid sellise juhendi, mis räägib siis, kuidas nagu mingisuguseid riigiteenuseid lükata rohkem nagu erasektorisse. Et kui keegi sellest kuulnud ei ole, siis nagu koputage mõnele kolleegile, et see juhend tegelikult peaks nüüd levima, ta on üles pandud Riigikantselei veebilehel. Et vaadake sinna nagu peale, et me peame mõtlema ikkagi sellele nii-öelda siis mõtteterale või sellisele sloganile, mida ma ütlesin ise, kui ma olin riigitehnoloogiate juht, et me oleme e-riik, mitte e-avalik sektor. Eks me peame arvestama, et erasektor on osa e-riigist. See hukukindlus mõjutab ka erasektorit.
eks, ja see on see koht, kus me tegelikult peaksime vaatama, et mida me riigina teame paremini, mida me peaksime ise tegema ja kus tegelikult me peaksime teadlikult aktsepteerima neid riske, et see teine eestlane, olgugi et ta on erasektoris, tema soov on riigi nii-öelda jätkusuutlikkust tagada samasugune nagu minul riigitöötajana. Et otsida neid võimalusi, see on hästi-hästi tähtis. See on väga hea punkt, kohe tuleme selle juurde tagasi, aga Virgo samamoodi, et mis on see, mida peaks siis riik tegema? Kui sa küsid, et mida riik peaks tegema, see oleks võib-olla liiga üldine, aga mis ma täna mõnes mõttes jäi võib-olla soiku, oli selline lähenemine või mida me täna oma töös suhtleme rohkem nii-öelda sisupoolega siinsete olijate jaoks. Et pahatihti kohe tõdeda kuuleme seda, et IT-majad justkui kaugenevad nagu sisupoolest. Et rohkem seda koostööd, mida siin varasemalt ka mainiti, et teeme koos. Aga see mõte, mis siit Kristolt tuli, et see avaliku sektori ja erasektori, et kuidas seda ikkagi riik peaks mõtlema, et kas ja kui palju peab riik ise tegema ja kuivõrd peaks võtmagi, et erasektor katab selle ära, me ei pea sellesse maailma trügima. See on muuseas üks väga selge ju ka meie siis uue koalitsioonileppe ülesanne, et leida rohkem võimalusi, kuidas võimestada siis erasektori, eks ole, siis IT-rakendusi riigis. Aga me kõik teame, et siin see ei ole nagu tegelikult lihtne võrrand, eks. Et ta liigub ühele poole, teise poole. Näiteks, kui küsida siin mitmete IT-majade käest, eks ole, et miks nad ei osta siis kõiki teenuse sisse, eks ole, erasektoris, siis ongi see, et kui sa nagu teed mingisugune innohanke, sa nagu võtmed kätte mingisugune uus asi, see on super, eks ole, idee. Aga tegelikult ühelt poolt see ei pruugi tulla see, mis sa tahad, teiselt poolt see võib olla oluliselt kallim, eks ole. Kolmandaks sa võid jätta hätta sellega, et kui sul on vaja mingeid muutusi teha, siis võtab kaua aega ja eks ole, on samuti kallis. Ta võib olla ka täpselt vastupidi, et erasektor ütleb täpselt vastupidi, ma ise ma olen 3 kuud olnud nii-öelda riigis, eks ole, ma erasektori mõtlemisega veel. Aga ma tean, olles nüüd kuulanud neid probleeme vaadanud, et see ei ole lihtne ülesanne. Aga see tuleb lahendada, seepärast, et ma olen väga nõus, et tänase seisuga on see, et kui me ehitame mingi ägeda siis, riigi rahaga ja riigi tellitud arendusega, kus me ostame praktiliselt nagu programmeerijate töötunde, eks ole, siis me saame mingi ägeda uue teenuse, mida teoorias võiks, eks ole, kuskile, ma ei tea, Omaani müüa, eks ole, aga tegelikult Eesti firmadel jääb see referents saamata, et nad tegelikult nad on müüminud seda tunde küll, eks ole. Ja siis, kui tegelikult, siin on välja pakutud ja mina samamoodi välja pakun, et tulge, me anname teile nii-öelda selle teenuse, ühesõnaga lähtekoodi ja kõike, võtke, müüge, eks tehke, me oleme selle ühe korra kinni maksnud, seda ei ole vaja nagu hoida, siis see probleem on selles, et seda referentsi ikkagi ei ole. Ei saa minna suvaline firma ja sinna välismaale öelda, et see müüb, et kui mina tegin, aga kui sa lihtsalt, et sul on mingi karbitoode nii-öelda, et mingid programmistid on kuskil kirjutanud. Ühesõnaga, see on hästi pikk lugu, aga põhimõtteliselt jumala õige asi, ühesõnaga, me peame leidma need meetodid, kuidas saaksime siis erasektorit rohkem kaasata ja kui me riigi raha maksame, siis see oleks paindlik, mõistlik, kiire ja kui me suudame selle valemi leida, super, teeme ära. Virgol oli sõrm püsti. Tahtsin seda täiendada sellega, et kui sisupoolel on täna mingisugusele murele vaja lahendust leida, siis pahtitihti nad on selles nii-öelda mullis oma ette ja siin see oleks esimene koht, kus saaks täna abi paluda väljapoolt, et kuule, aidake meil sellele probleemile lahendus leida. Et kui me võtame sealt ära mingi 10% nõuetest, siis äkki on olemas juba täna karbitooted, et sa ei peaks minema sellises 2-aastases arendustsüklisse. Ergo, kas ja kuidas seda tehakse? Ja ma just mõtlesin selle peale, et hästi arutelu, et iseenes, mida mina näen, on see, et me pigem ikkagi nagu ei vastandu siin, et meil ei ole niimoodi, et on riigisektor ja erasektor ja siis üks tahab nagu ühelt poolt teisele poole ühest raha või seda tööd endale võtta, et me just kohtusime siin hiljaaegu eelmine nädal ITL-iga ja täpselt samamoodi arutasime seal ja leidsime tegelikult IT-majadest, et mingid teenused, millele minnakse tegema just sellist nagu tasuvusanalüüsid, kas on nagu pointi anda välja või ei ole, et ma näen, et see teema liigub tänu sellele Riigikantselei initsiatiivile on see nagu võib-olla suuremas fookuses, kui ta enne on olnud. Tegelikult võib möönata, et siin paar aastat tagasi oli küll pigem halvem seis kui täna. Või kui vaadata nagu ATK teenuse osas, siis just täna ka räägiti sellest,
et see, mida meilt oodatakse, on see, et tulge õpetage. Meie ütleme, et okei, et me aitame korraldada need hanked, et oleks erasektor, kes tuleb ja õpetab teid, et see on samamoodi üks koostöömudel. Selge on see, et riik ei saa anda teatud vastutusi ära, aga ta saab anda läbi selle koostöö, võimendada läbi erasektori mingit teenusteks, et see lõplik vastutus riigi kodanike eest jääb moel või teisel kas ministeeriumile või hallatavale asutusele selle avaliku teenuse osutamise eest. Aga see koostöömudelite nii-öelda leidmine, seal on erinevad mudelid lihtsalt, et milline see töötab kõige paremini, et ma arvan, et me liigume hetkel õiges suunas. Tempo osas Kristo ja teised saavad ilmselt öelda, et Ei, ma saan kinnitada, see on kindlasti paremaks läinud, eriti viimase 2 aasta jooksul, just koostöö erasektori ja avalike asutuste vahel. Aga tempo osas selles mõttes see on hea küsimus, et me teame, riik on ülimalt aeglane asutus, riik on ülimalt aeglane ja seda on raske keerata nagu mingit suurt tanki, ja et kas nagu selles digivaldkonnas ei juhtu lihtsalt seda, et riik jääb alati natukene järelsörkima, sest ta on nii aeglane. No kas on? Jah, kas on? Mina ütleks, et vaadates nagu muu Euroopa kogemus, siis ma saan öelda, et Eestis muu kogemusega küll, aga erasektoriga võrreldes? Pigem on see sama. Vaata, kui me vaatame tegelikult, ma ise värskelt tulnuna, ma olen neid igasuguseid süsteeme ja asju loonud, või ühesõnaga tellinud, eks ole. Ega need võtavad ka aastaid ja 10, kui mitte 100 miljoneid, eks ole, raha. Et ega need ei sünni ka erasektoris kuigi lihtsalt, eks. Et ega see riik tellijana ei ole suugi nagu pikem. Ütleme, minu just, mis riigis on tõesti nagu oluliselt pikemad kui erasektoris, on just igasugused need algsed otsuse aheled ja sa pead kogu aeg mingeid regulatsioone üle vaatama ja mingisuguseid määrusi tegema ja tead sest neimit. Et see hetkel mul on veel nagu sassis kõik see plaan. Aga põhimõtteliselt, kui sa juba jõuad tellimisfaasi, siis ei ole mingid piirangud. Kui sul raha on olemas ja kui sa lepid kokku, mida on vaja, siis läheb töö käimas. Tegelikult see tempo ei ole erinev, kui sa on vaja, ma ei tea, mingi Teliale või Omnivale mingit suurt uut süsteemi keerutada või sa teed, eks ole, siis ma ei tea, Rikile või Riiale või kellegile mingit süsteemi. Põhimõtteliselt peaks olema sama, eks. Kristo, mis sa selle tempo kohta ütled? Jaa, ei, see on nõus 100%. Selles mõttes, et erasektoris ma olen ka näinud, kuidas arendusmeeskond 3 kuud kulutab aega selleks, et mobiilis teha raputamisfunktsiooni, et näidata krediidiskoori. Võttis 3 kuud, eks, et see on aeglane. Et riigis juhtuvad ka asjad aeglased. Miks see tundub tihti nagu see, et miks on asi nagu aeglane, on sellepärast, et kogu aeg on riigis midagi aeglane. Et kui me vaatame tervet avalikku sektorit, kogu aeg me võime leida, et jälle oli uudis, et seal ministeeriumis see asi ebaõnnestus või seal IT-majas oli see probleem. Lihtsalt see ei ole kunagi alati sama ministeerium, sama IT-maja. Aga samal ajal vaatame erasektorit, kuuleme, et nendel ettevõtetel on mingisugused probleemid, eks me ei käsita neid nagu, et meil on erasektoris on kogu aeg probleem. Siis me räägime sellest ettevõttest. Eks millegipärast me paneme tihti avaliku sektori sama nagu sellise mütsi alla, et sealt see tunne tuleb. Aga ma ütleks, et insenerid, arhitektid, nende töö kiirus ja efektiivsus on sama sõltumata sellest, kas me räägime era- või avaliku sektorist. Kuivõrd need teenused, mida te pakute täna avalikule sektorile, on, täna me just suuname ikkagi avalikule sektorile selle tänase päevaga ka, aga ikkagi erasektorile laiendatavad, et proovite te eraturgu ka haarata, eratöökohti ja kõike muud? No kui tohiks, et siis võiks ju proovida, aga üldiselt riigisektori asutused on üles ehitatud selliselt, et me erasektoriga konkureeri ja seal, kus erasektoril on turg, et sinna me ei lähe. Ja mis on ka loogiline ja mõistlik, sest seda avaliku raha eest teha erasektori teenust erasektorile ei kõla kõige parema mõttena. Ja, ilmselt teised nõustuvad. Aga kui me nüüd vaatame natukene sellist pikemat sammu siis ja just meie katusküsimus digiriigi tulevikust, et siis kui te nüüd visioneerima peaksite siis Eesti digiriigi tulevikku, ma ei tea, järgmise 10 aasta jooksul, siis milline see digiriigi tulevik teie sellises ideaalvisioonis võiks olla? Ma võin alustada, et üks, mis on selge, et tegelikult sellised tehnoloogilised ja üldse nagu ka vaimsed muutuste tsüklid on tihtipeale palju lühemad, kui meile tundub. See asja, ütleme, sotsmeedia, polnudki teist ju ma ei tea, aga see see on nüüd mingisugune, ma ei tea, 10-15 aastat päris tugevalt või võib-olla isegi natuke rohkem olnud nagu peale, aga siiski ta tuli nagu järsku. Järsku kõik olid sotsmeedias, erinevad platvormid ilmusid, eks ole, ja miljardid kasutajad, eks ole. Nüüd tuli AI. Paar aastat tagasi polnud midagi.
järsku ilmus ChatGPT ja sealt see läks nagu kuidagi, tegelikult on ju, ma ei tea, Google'il ja Microsoftil on olnud tükk aega mingisugused abimehed, eks ole, aga keegi neist nagu AI-st nagu ei rääkinudki, see oli lihtsalt nagu mingisugune assistent seal. Et järsku tuli, et selles mõttes see on hästi põnev vaadata, et mis siis on järgmine, eks ole, mis meid üllatab, eks. Ja nii kui ta tuleb, siis on kõigil nagu tunne, et ta ei saanudki ju teisiti olla, ta peabki siin olema, eks ole, et see kuidagi, see on omapärane, et selles mõttes, kui me vaatame Eesti peale, siis tegelikult mina näen ohusignaale, me oleme siiani Eesti e-riigi on teise kohal, eks ole, Taani järel ja Singapuri ees, eks ole, kõik ilus, aga just see, et me tegelikult see tempo vist on natuke langenud ja vaata tänases seisus, mis ma ka hommikul ütlesin ja mis on nagu valitsuse poolt väga selge signaal ka, kuna see ohupilt on nii hull, eks, siis samad morbiidsed asjad nagu see hukukindluse asjad, need võtavad ära ressurssi, millest me muidu võiks teha nagu ägedaid uusi asju. Nüüd samas õnneks nende, ütleme, selle hukukindluse ehitamine, ta on nagu enam-vähem ühekordne kulu, selles mõttes, et me teeme nagu, teeme oma pilvestrateegia valmis, osa avaliku, osa riigipilve, pikendame siis võib-olla tõesti, ma ei tea, 2+2 või 3+2, eks ole, saidid, ja siis edasi on nagu by design, iga uus teenus, mis tuleb, ongi pilv, eks, et siis tegelikult see on juba, by design on see hukukindlus juba olemas, et siis on selle peale rohkem mõtlema. Täna me peame, eks ole, et seetõttu, ja õnneks on niimoodi, et innovatsiooni saab ju teha niimoodi, et see ei pea olema mingi meeletu kallis, et ei pea mingi miljardeid maksma selle eest, et teha mingi uus äge asi. Me võime teha mingi suhteliselt lihtsalt, kas või näiteks mingi laheda äpi tegemine, see tegelikult ei maksa palju, eks ole. Ja Kristo, digiriigi visioonist. Jaa, ma siin natuke vastandan, et AI ei ole paljudele riigis uus asi. Et lihtsalt see, mida me oleme nüüd massiliselt kasutanud niimoodi, et meie emad ja vanemad ka kasutavad ja vanaisad ootamatult, siis see on jah nüüd uus asi. Et ma 5 aastat tagasi kirjutasin tegelikult juba sellest, millised tuleviku digiriigi teenused saavad nagu välja nägema, mis on arhitektuurilised eeldused selleks. Sest nüüd on nagu see viimane aeg, et me peaksime ehitama nagu teenuseid ja lahendusi, mis siis sellele vastaks. Ja on 2 asja, mis on siis tegelikult tähtsad selleks, et me püsiksime siis seal kuskil nagu tipus ja suudaksime ehitada paindlikku nagu riiki. Üks ongi nagu see AI valmisolek. Ja mida tähendab AI valmisolek tegelikult tänastes digiriigi teenustes? Ja kui ma mõtlesin sellele, et mida ma nagu ütleksin sellisele küsimusele nagu vastata, siis ma mõtlesin nagu sellele, et aga selle küsimusele on juba ammu vastatud. Selle küsimusele vastati juba aastal 2002, kui Amazonis tehti suur transformatsioon ja Jeff Bezos kirjutas ühe hästi kurja kirja saatis organisatsioonile, rääkis API mandaadist, rääkis sellest, et nüüd edaspidi Amazonis me hakkame tegema teenuseid niimoodi, et meil on ligipääsud teenustele ainult läbi nende API väravate. API väravatel on väga selged konkreetsed spetsifikatsioonid kirjeldatud niimoodi, et inimene nendest aru saab. Ja see on sama asi, mida tuleb teha täna selleks, et me ehitaksime AI võimeka riigi. Meie erinevad teenused peavad avaldama väga selged API väravad, väga selgete klassifikaatorite, väga selgete parameetritega, mille dokumentatsioon vastab sellele ja on inimesele mõistetav. Kui me ehitame täna süsteeme niimoodi, et nad inimesele mõistetavad, siis nad on AI-le mõistetavad. Ma toon ühe näite. Eelmise aasta kuskil alguses, siis kui ma katsetasin sarnast nagu hüpoteesi ChatGPT peal, siis ma andsin ChatGPT-le ette mitme erineva nagu välja mõeldud mokitud API spetsifikatsioonid ja nende dokumentatsioonid. Ja ma ei öelnud talle mitte midagi rohkemat. Ma ütlesin talle, et nüüd on tema roll, et ta teab, mis need API-d ja mis need teenused on. Nüüd on tema roll lahendada ära kliendi mure. Ja siis ma mängisin teiselt poolt klienti ja ta lahendas selle mure ära. Ta teadis, milliseid API-sid võiks kasutada, milliseid andmeid ta kuskilt saab. Ja miks ta seda tegi, oli sellepärast, ta teadis, kus kohas need on. Mis mõjutab siin nüüd seda nagu siis riigipilve maailma ja tegelikult meie platvormi maailma, siis me peame seal mõtlema nagu ka ühe sammu kaugemale, et miks mitte anda võimekus ka ühel AI-l nagu tegelikult juba proaktiivselt ette teatada platvormisüsteemidele, et kuule, siin on võimekus kasvamas, meil oleks vaja tegelikult rohkem ressurssi, eks. Või et siin on tegelikult mingisugune küberturvalisuse riskiga tegemist, et sul AI ise otsustab ära selle, et kuulge teate, tundub, et siin toimub rünnak, paneme uksed kinni. Et need asjad juhtuvad ainult tänu selle, kui me teeme need spetsifikatsioonid ja otsad inimloetavaks ja me ei peaks kartma nende inimloetavaks tegemist. Me ei peaks kartma seda, mis minu jaoks, kui mul SMIT-i kogemus oli, et tegin ka ühele tähtsale kriitilisele projektile dokumentatsiooni arhitektuurist, mille me avaldasime siis RIHAS. See käis küberosakonnast läbi ja enamus sellest tõmmati musta pintsliga nagu siis maha. Sest tundus, et äkki on liiga sensitiivne. Me peame sellest kuidagi lahti saama, et spetsifikatsioonid ei tohiks olla see, mida me varjades üritame nagu siis kuidagi
tagada, et sealt tuleb hukukindlus. Andmed on see, mis on nagu ohtlikud. Et tegelikult, kui me spetsifikatsioonid ehitame niimoodi, siis on hästi. Ja kui me seda suudame teha, et me teeme oma teenused masinloetavaks ja masinloetavus tuleb läbi selle, et nad on inimloetavad, mitte ainult see, et see insener seal keldris oskab sellest spetsifikatsioonist aru saada, siis me tegelikult suudame ehitada digiriigi, kus ka tegelikult AI võimekus aitab kodanikele pakkuda paremaid teenuseid. Väga hea visioon. Ergo? No, nüüd on küll raske midagi juurde öelda. Sisuliselt Ole nüüd mees. API-d tuleb lihtsalt täna ümber defineerida AI-agentideks ja ma saan aru, et see sama arhitektuur töötab edasi. Ehk et mis seal taga siis on ju see, et see sõltub, et kuhu see tulevik liigub, on see, et me sellest andmepõhisest juhtimisest või andmepõhisest maailmast ei kaugene, vaid me hoopis läheneme, et me peame sinna rohkem panustama, eks tegelikult, mida me peame tegema või kuhu meie inimestena peame oma fookuse panema, sest tehnoloogia lahendab väga palju ära neid tehnoloogilisi keerukusi, millest just Kristo rääkis, automaatselt või automaatsemad kui siiamaani, on see, et need andmed, mida siis need agendid omavahel vahetavad, oleks kvaliteetsed. Ehk ja et me teaksime, milliseid andmeid kuhu kohta tohib saata ja kuhu ei tohi saata. Ehk et see on võib-olla see kiht, millega me täna väga, väga tihti ei tegele, vaid eeldame, et kui meil on andmed andmebaasis, siis sellega on juba hästi. Elu näitab, et lõpuni ei ole. Et meil on näiteks tööl Sille, kes siis ütleb, et ta on Pille ja teatud kasutajanimed ongi Pilled, kuigi tema ametlik nimi isikukoodi järgi on Sille näitusena. Et selliseid asju on ja kui sa nüüd kujutad seda ette mingisuguses kriitilisemas kohas ja need AI-d hakkavad ise omavahel, AI-agendid hakkavad ise omavahel suhtlema, siis mis siis tekib, eks, et toodetakse nagu massiliselt valeandmeid. Ja see on see risk, mida meie IT-inimestena peame nüüd kuidagi haldama ja vaatama, et me oma tulevikku siis selles mõttes nagu tuksi ei hüppaks selle TI-hüppega või TI-hüppega. Virgo, tulevikuvisioon. Siin hommikul keegi mainis, et rohkem seda inimkesksust, et kui ma vaatan kodaniku pilgu läbi, et näiteks ostsin maja 15 aastat tagasi, tahaks üles leida kunagise notariaalakti, kuidas ma seda kätte saaksin kiiresti. Eks sa mine proovi praegu kinnistusregistrisse ja andmestik kätte saada, eks ole, aga ma tahaksin lihtsalt kuskile boksi kirjutada või öelda, et andke mulle see dokument. Aga mis takistab nende samade visioonide ikkagi elluviimist tänasel momendil või praegusel hetkel, et miks me juba täna ei ole seal? Ma saan rääkida sellest kogemusest, mis meil oli eelmine aasta Statistikaametiga, et näiteks SKP kokkupanekuks nad korjavad andmeid jämedalt 1300 erinevast andmekogumist ja kõik on nii eri kujul ja me tulemegi sinna tagasi, millest Kristo alustas, et mis see andmete definitsioon on, eks ole, et kas API on defineeritud või ei ole või seda vaadatakse hoopis kuskilt veebilehelt. Teised? Jah, mis takistab? Kaks peamist asja. Keegi, kes hoiab visiooni ja keegi on mandaat seda nagu ellu viia. Et need on kindlasti kaks sellised väga tähtsad asjad, et riik on võimeline ise leiutama endale alati tööd. Me teame seda kõik, et aeg-ajalt teil on kindlasti ka üks või teine inimene aeg-ajalt küsinud, et mida te järgmisel aastal teha tahate, et pange paika näiteks oma eesmärgid, oma osakonna või oma meeskonna eesmärgid. Need tulevad ju teilt, aga tegelikult suured muutused nagu juhtuksid, need peavad tulema tegelikult mujalt, need peavad tulema ühisest visioonist, millele me kõik siis joondume. Mille roll me ootasime, et on see nagu infoühiskonna arengukava, aga see ei ole ka vist uuendust saanud, nii palju kui ma tean, et tegelikult peaks igasuguses otsuses alati nagu siis valideerima, kas ta vastab sellele suurele strateegilisele eesmärgile ühele nendest tulemustest, mida me saavutada tahame, ja kui ta ei vasta, siis on esimene küsimus, miks ta ei vasta, ja siis kommunikeerida või rääkida teiste kolleegidega, et see, mida ma järgmisel aastal olen lubanud, ma teen, ei puutu kokku ühegi asjaga, mis on meie infoühiskonna arengukavas. Et miks see nii on? Et kas infoühiskonna arengukava eksib, või minu eesmärk tegelikult on nagu vale. Ja aeg-ajalt paneb see inimesi mugavustsoonist nagu välja ja see on ebamugav seal olla ilmselgelt. Aga tegelikult peaks neid küsimusi küsima, et võib-olla me kukume tihti tagasi sinna, et me mõtleme neid turvalisi eesmärke, mida me teame, et me nii suudame ära teha. Aga see suur ambitsioon, mis on meil näiteks infoühiskonna arengukavas mingisuguse hüppe saavutamiseks või räägime siin täna AI-st, mis sellises mastaabis ei eksisteerinud tolle dokumendi loomise ajal, siis tegelikult on parem, et oleme korraks selles mugavustsoonist nagu väljas ja siis sellest tulenevalt teeme ka neid hüppeid. Tänu.
Ma usun, et tegelikult jah, ega meid ei takista miski neid ägedaid uusi visioone tegemast ja need on tegelikult ju olemas meie kõigi peadeseks. Neid on ka kirjeldatud, eks ole, seda DROC-i tõesti ei ole praegu uuendatud, eks ole, põhjustel, mida ma ei võta liiga palju aega praegu rääkida, miks see nii on. Aga see ei muuda seda tegelikult, see põhimõtteliselt me kõik teame, kuhu me tahaksime minna. On kindlasti neid legacy asju paraku täna, mis, ma ei tea, vaatame ma Skysi või mingeid selliseid asju, eks ole, mis võtavad, hoiavad näiteks nagu pommid jalast kinni, eks ole küll, et sinna läheb väga palju ressurssi selliste asjade nagu päästmiseks. Meil on tegelikult puudu tihtipeale võimekust oma juba tehtud asjugi, eks ole, tegelikult elus hoida, rääkimata nende siis tõsisest upgrade'ist, eks kahjuks nii on, aga selleks on olemas ka meetodi, kuidas sellest üle saada, eks ole. Mingid asjad, mis on legacy, tuleb lihtsalt ära kustutada ja kirjutada uus, eks. Mõistagi, selleks on vaja jälle, eks ole, raha, aga tegelikult raha on, eks. Ma usun, et sa tuled selle teema, eks me jõuame sellest rääkida, aga iseenesest tegelikult ei saa jääda midagi raha taha ka, et me tegelikult saaksime arendada küll, aga lihtsalt see pigem on see, et me peame praegu lihtsalt suutma selle ütleme, ressursside ja siis sellise efforti jaotus peab olema hästi optimaalne, et me saaksime selle tempot hoida, eks. Ja Ergo? Ja mis ma mõtlen siia juurde veel on see, et ma arvan, et mis mind takistab on see, et meil need visioonid visioonid on hästi head ja neid luuakse hästi suurena ja seal on nagu palju tõde sees, aga väga tihti me loome uued visioonid. Ehk meil tuleb visioon ja siis hakkame minema kuskile, ei ole veel otsustanud, kuhu me läheme ja siis tuleb juba järgmine visioon. Et see on üks teema kindlasti, et mis siin välja paistab võib-olla sellena, et me oleme aeglased, ehk siis, et see sama aeglus, kui võrrelda erasektoriga, siis erasektor teeb oma strateegia ja ta võistleb teiste erasektori asutustega, et võt see on see, mis meid takistab, et meil võib-olla ei ole sellist nagu võistlusmomenti. Ja teine pool, mis siit juba läbi käis, on see sama otsustuskindlus või see mandaat, et me lepime kokku riigiüleselt, et need 3 asja on olulised, et liigume selles suunas. Me teame, et asju, mida on vaja teha, on nii palju, et me ei jõua neid ära teha. Olgeme ausad, see koalitsioonileping, mitu 31 lauset digiriigi kohta, never ever gonna happen selle aja jooksul. On ju, Tõnu? Ehk siis, et seda ambitsiooni lihtsalt nagu veits alla tõmmata, sest muidu me teeme seda, et me jagame, Ritis on täna tööl natuke üle 220 inimese, kui ma jagan selle 30 ära, et see ei ole nagu reaalne. Ja mis sellest juhtub? Sellest juhtub see, et selles juhtimistöölauas on mul võib-olla top 3 prioriteedi asemel 17. Siis võite ise arvata, et kui hästi ma neid teen. Kuivõrd need plaanid ka selles mõttes muutuvad, et tõesti pannakse ka võib-olla need 3 plaani paika, aga siis vahetub koalitsioon, vahetuvad sihid ja suunad ja seda pannakse teile ette hoopis uued plaanid? Kui tohi kommenteerida, see mõte, et see on hea point, et iseenesest koalitsioonileping on selline, mis elab täpselt nii kaua kui valitsus, eks ole, ja ükski Eesti valitsus pole eriti väga kaua vastu pidanud, eks täis kaua see. Aga tegelikult, kui me vaatame, millest nad on kokku leppinud, seal on ambitsioon on ikka võimsalt. Et ütleme, juhul, kui tuleb mingi uus valitsus, ärme hakka sellest rääkima, missugune see on, aga põhimõtteliselt ta võimalik, et on te kräpi nagu täielikult ära, et vaatad, et tegelikult seal on ägedaid asju, mida on vaja teha. Paraku nüüd selles plaanis on tõesti, nagu jutuks on täna palju olnud, seal ei ole kõik sellised, peale selle AI asjade, mis on hästi tugevalt esil, seal on, ma ei tea, mingi vähemalt 7 vist tööpunkti on, eks ole, nagu AI-ga seotud, eks ole, ja ammete asjadega, korrastame need baasid ära ja ühesõnaga, kõik need asjad. Et muus osas on väga palju ikkagi sellist asju, mis me peame tegema seoses ohupildi ja muude asjadega. Ja kodukorrastus, eks ole, kuna ikkagi praegu on näiteks, fakt on, et hästi palju ressurssi Eesti Vabariigis läheb kaitse eesmärgil. Seega nendeks asjadeks, milles me oleme harjunud nagu vabalt ressurssi omama, enam ei ole nii. Et seega paratamatult me peame seda mingites kohtades peame sellist ambitsiooni ilmselt, kuna see suundub siis rohkem nagu kaitse eesmärkidesse ja küberisse ja sinna poole. Aga härrad, kui ressurss teadupärast on kõikjal piiratud, et siis kas see oleks nagu lahendus siin ka öelda, et ei on ka vastus, et otsustame siis ära, et teeme kuni siiamaani nagu Luts kirjutas, et kui see kõike teha ei jõua, tee pool. Jah, kas ei on lahendus, et koalitsioonilepe paneb paika hunnikupunkti ja ütled, et see ei ole võimalik. Nõus. See ongi see, mida öeldakse, et sul on aeg, kvaliteet,
ja raha, et sa saad kaks nendest nagu valida, et kui raha sinu jaoks on piiratud, siis sa pead kompromissi tegema kas siis kvaliteedis, eks, või siis ajas. Et see ei ole õnneks siin enamus inimestele midagi uut. Head vaatajad veebis ja kes te olete siin auditooriumis, saate esitada ka küsimusi. Enne kui nende juurde jõuan, ma tulen ühe küsimuse juurde, mis tegelikult hommikupoolikul kõlas Ergole ja ta tahtis elegantselt selle suunata Tõnule, aga tol hetkel seda teha ei saanud. Vaadates riigi rahastusmudelit ei ole paindlik, et kuidas saaks riik paremini toetada kiirust ja paindlikkust? Ja ma ütleks niimoodi, see kiiruse ja paindlikkuse ütleme, rahastusmudeli taha ei ole jää mitte otse kiiruse ja paindlikkus, vaid lihtsalt fakt ise, et ütleme, see raha on hästi tundlik teema praegu. No eks ta on kogu aeg olnud ilmselt, aga no praegu eriti. Ütleme, et näiteks meil on väga palju selliseid elevantruumis probleeme, näiteks RRF, eks ole, siis Recovery and Resilience Fund, raha lõpeb ära järgmine aasta suures piires, eks saab nagu läbi. Me oleme, te teate ise, eks, kui paljude IT-majades on inimesi palgal, isegi meil ministeeriumis on inimesi palgal RRF-ist, eks. Kui nüüd meil on öeldud, et eelarve, HR eelarve ei kasva, ehk siis ma ei kujuta ette, kuidas neid inimesi hoida palgal, eks ole, järgmise aastast edasi. No saab SF-ile ümber mängida, eks ole, mingeid asju ja seda me praegu analüüsime. Et selles mõttes, ega see rahastusmudel on keeruline. Ja noh, riigieelarve, eks ole, mis hakkab nüüd, eks ole, augustis hakkab see protsess peale, eks ole, järgmise aasta, et noh, siin on ka öeldud juba, et unustage ära, ma täna hommikul just siin Rahandusministeeriumi kantsleriga oli lühidalt jutuks, et sealt, see on nagu käpp on peal, mida ei ole, see on lisaraha. Ühesõnaga, kõik, mis meil on nagu olemas, me võime loota, et me suudame hoida elus, aga lisa on hästi raske tulema. Et noh, on samas, meil on tegelikult ülejäägid, tegelikult oleme ausad ja siis me on vaja muidugi peeglisse vaadata, eks ole, kõigil, et väga palju, ütleks samamoodi RRF, SF rahasi on kasutamata. Näiteks me juhatame neid digipöördeid väga, noh, selles mõttes vahva asi, eks ole, kõik ministeeriumid tulevad, esitavad oma ägedaid plaane, me anname raha ja tegelikult see täitmise protsent on, ma ei tea, mingi 7 või 8 või 10 või noh, kelle sõltub, noh, mõni on seal 20-30 peal, aga tegelikult raha kasutus on ülimadal, on raha, ei tehta. Ja siis jääb üle, siis seda kuidagi kantakse mingitest aastatest jälle üle ja see on minu jaoks hästi uus maailm, aga ma näen, kui keeruline tegelikult see on, aga tegelikult on raha. Aga see raha on kuidagi peidus. Võib-olla Ego sa teeb paremini. Ja tere tulemast riik, et siin on rahamaailm on oluliselt keerulisem. Kuidas erasektori kolleegid siin kommenteerivad seda? Ma tahtsin kommenteerida selle, sa mainisid paindlikkust, eks ole, et otsitakse paindlikkust. Ma näen neid erinevaid dünaamilisi hankemenetlusi, eks ole, 4 aastat, tohutu suured eelarved, aga mis läbi kumab pahatihti on see, et ebaselgus on pakkuja jaoks nii-öelda. Et tuleks küll, aga võtame skoobi ette või võtame hindamiskriteeriumeid või et mida siis saada tahetakse, no pagan kuidagi ei saa aru, et mis siis teha vaja on. Miks see on? Oskate kommenteerida riigi poolt? Ma arvan, et seal on nagu ühelt poolt selle hanki ja maandub riske sellega, et teine on see, et kui 4 aastaks midagi teha IT-s, et siis on see ikkagi nagu kuradi oma pikk aeg. 8 aastaks ei ole mõtet teha, sest selle eelarve maht, mis sa pead ära kulutama, on väga suur, ehk sa pead nagu, eks see hankeprotsess iseenesest, me ei ole seda nagu lõpuni eurodesse lugenud, aga me oleme tundidesse lugenud seda. See on väga palju tunde läheb selleks, et üks rahvusvaheline hange ette valmistada, läbi viia ja loota, et seda ei vaidlustata, sest kui see hange vaidlustatakse, siis aeg tuleb 2 korrutada ja raha samamoodi, sest keegi peab minema nendega, noh, nii-öelda, keegi peab seda vaidlustust nagu läbi viima. Eks see on nagu suur ja keeruline nii-öelda protsess iseenesest juba leida läbi hanke võitja. Et seda tehakse seda pikaajaliselt ja see hägusus on võib-olla seal sees sellepärast, et me tahame sealt äkki rohkem, noh, me ei tea, mida me 4 aasta pärast tahame, siis me kirjutame teda natukene üldisemaks, et 4 aasta pärast ka saada seda sellelt samalt partnerilt, kellega me siis oleme juba 3 aastat nii-öelda kokku harjutanud, sest see kokku harjutamise aeg, noh, abieludes käib see umbes sama kaua, eks, et see on nagu üks teatud periood, mis tuleb kuigi kokku harjutada ja siis alles saab öelda, et võt, nüüd on hea partnersuhe.
Väga hea, läheme nüüd siit teie küsimuste juurde, mida on ka ohtralt laekunud ja siit järgemööda võtan, vaatame, kes neile täpselt vastab. Koalitsioonid tulevad ja lähevad, kas riigil ei peaks olema ikkagi oma IT-strateegia, mis ei ole sõltuv koalitsioonidest ja et miks seda siis ei ole seni veel? No ütleme, mis on IT-strateegia, tegelikult ütleme meie digiriigi strateegia, see TÜAK, see digiriigi arengukava, põhimõtteliselt ongi strateegia. Ta ei ole mõistagi, selles mõttes ta ei ole nagu IT-spetsiifiliselt, ta ei määratle ära, mis platvorme me rakendame või kuidas me kirjutame koodi või midagi sellist, aga iseenesest on olemas, aga ma saan küsimust aru, et mõistagi see ei ole ratsionaalne, eks ole, elada nagu koalitsioonileppes, eks ole. Aga tegelikult, kui me vaatame seda täna, mis on kokku pandud, siis tegelikult mina olen küll selles mõttes nagu pigem nagu positiivselt üllatunud, et seal on ikka ambitsiooni on kõvasti, see on pigem praegu probleem, et see ära teha, eks, et seal ei ole ambitsiooni puudust üldse. Kuigi seal on tõesti nagu neid asju, mis võib-olla on nagu olude sunnil, me oleme praegu täna geopoliitiliselt sunnitud tegema, aga seal on ka asju, nagu jutuks oli, AI asju, eks ole, väga palju andmetega seotud asju, mida saame teha, eks ole, just niisuguse kodukorra asju on väga palju, eks ole, et me ikkagi võiks püüda optimeerida, mõtleks paraku üks asi, mis ma olen ikkagi, millest räägitakse palju, eriti erasektor räägib palju, eks ole, et riigisektoris tehakse asju, võib-olla topelt ja võib-olla, see pikalt tehakse, okei, see on nagu omete teema, sellest me juba rääksime, alati ei tehta, aga näiteks see, et ütleme, me arendame näiteks mingisuguse andmebaasi, eks ole, ma ei tea, teeme näiteks kasside, lemmikloomade andmebaasi, selle asemel, et selle võiks panna hoopis, ma ei tea, rahvastikuregistri juurde, teha üks linnuke juurde, et sul on kass ka, eks ole, et ütleme, et me teeme iga asja jaoks mingi uue asja. Ma nüüd nende digipöörate raamas, kõik ministeeriumid on käinud, esitanud, mis nad teevad, ägedad asjad. Ma saan aru, et neil on neid vaja, aga tegelikult me peaksime võib-olla lähemalt vaatama, kas on võimalik mõnele juba olemasolevale rakendusele või andmekogule see asi panna väga sujuvalt juurde ja on olemas. Et tegelikult see on ka nii-öelda kodukorda, eks ole, et see legacy asjad ikkagi peaks me ümber kirjutama, siis optimeerima ära, eks ole, et me tõesti enam ei peaks kasvama nagu IT-majade mõttes, eks ole, aga samas, kui me vaatame, mis meil ülesanded on, siis ma saan aru, miks see kiusatus on inimesi juurde palgata iga asja peale, mis, eks ole, kui sulle öeldakse, et tee nüüd totaalselt mingi uus suur rakendus, eks ole, siis väga raske on need inimesed, kes on täna olemas juba, need on nii pisid juba, et sinna nagu ei mahu enam, eks. Kristo, et kui tõesti meil on koalitsiooni viimase 2 aasta jooksul juba 3 erinevat koalitsioonilepet, erinevat koalitsioonivalitsust olnud, et äkka see IT-strateegia on asi, mida tegelikult riik vajaks, mis oleks koalitsioonilepete ülene, iseasi, kuidas teda siis jõustada või kuidas ta püsib ei? Ma näen, kui kitsas sul ajaga on. IT ei ole asi iseeneses. Meil ei ole vaja eraldi IT-strateegiat, sest IT toetab tegelikult ärifunktsioone. Ärifunktsioonidel peab olema oma enda strateegia. Väga hea, võtan ühe konkreetse küsimuse siit. Praegune infosüsteemide ehitamise protsess ei sobi eriti hästi kokku tehisintellekti rakendamisega. Hetkel tuleb riigiasutus või äri digimaja ja tellib süsteemi, analüüs tehakse samuti äripoole vajadusi silmas pidades, kuid äripool ei tea tehisintellektist mitte midagi. Seega ei oska nad ka tehisintellekti kasutamiseks ärijuhtumit välja pakkudes. See on pikk teema. Kas me tahame võib-olla protsessi kuidagi parandada või muuta? See tuleb Kristo postituses, viidatakse ka siin. See ambitsioon on kindlalt see olemas, et ikkagi AI-d pidada kogu aeg silmas, kui me mingeid uusi asju teeme, aga ma tahtsin ka midagi öelda. Ma tahtsin öelda, jah, me kõik tahame, aga tegelikult, kui seda, kui ma õigesti aru sain, hästi pikk küsimus oli, siis küsimus on selles, et kuidas targalt tellida ja kuidas nüüd sellesse tarka tellimisse sisse panna tuleviku, ütleme siis lähenemised või tehnoloogia, eks see AI iseenesest. Et see on see võtmekoht ja kui see ära lahendada, siis IT teeb vastavalt tellimustele. Me küll mõtleme, et me oleme ise targad ja teeme, aga me teeme kellegi jaoks midagi ja me teeme seda reeglina ärikasutajate jaoks. Ehk siis see tellimus, see vajaduse kirjeldus, see on see võtmekoht, et kuidas siis seda tulevikukindlat digiriiki ehitada. 10 aastat tagasi oli ju probleem, et meil ei olnud tellijad, eks. Et kes on see tark tellija, täna me räägime, et tellija on olemas, eks ole, ta ei ole piisavalt teadlik, et tegelikult siin sama, täna on sõnad läbi käinud, et koostöö tellijaga, et viia nendele teadlikkused, mis on tehnilised võimekused ja siis kuidas seda äri jaoks ära kasutada. Või siis sisu jaoks, riigis ei ole äri. Jah, ma ütleks siia juurde seda, et kui teile tuleb äripoole inimene, kes ütleb, et me tahame siia panna AI-d
insenerile või arhitektile, siis te kohe lükake nagu see tagasi, täpselt samamoodi, nagu te kunagi lükkasite tagasi kellegi, kes tuli teie juurde, et ma tahaksin siia panna mingisugust veebivormi või mingit nuppu. Et see ei ole tema domeeni asi, see on tegelikult kasutaja kogemuse domeeni asi, kelleks on teised eksperdid, kes tegelevad UX ja UI-ga. Tema peaks selgitama, mis on tema probleem, mida ta lahendada tahab ja siis meeskond vaatab oma enda, ongi UX, UI inimestega, vaatab otsa, mis on kõige mõistlikum meetod selle protsessi automatiseerimiseks, mis on see tema probleem, mida ta lahendada tahab. Et kui tõesti peaks olema olukord, kus äripoole tellija lihtsalt tahab panna AI-d püsti, siis tuleb enne pidada mingi pikem diskussioon. Ja igipõline küsimus, kuidas lahendada IT-spetside puuduse mure, et kui teenuseid järjest juurde vaja, siis kas jõuame need ära mehitada? Kes oskab sellele igavikulisele küsimusele vastata? No näiteks praegu on üks, mida on erasektoriga ilmselt paljuski ka põhjendatud, aga mitte lõpuni põhjendatud, öelnud, et riigi IT-majad staff kasvab. Ja tegelikult see ei ole nagu päriselt, kõiki asju ei ole võetud arvesse, sest tihtipeale inimesed, kes ennem töötasid kuskil nagu tüüpi ametnikena või teenistujatena kuskil ministeeriumi sees, nüüd on tõstetud, IT-maja, siis see IT-maja nagu, kui sa vaatad, ta kasvas, ma ei tea, järsku 50 inimest, aga ministeeriumis ju tegelikult 50 inimest vähemaks, et niisugused asjad on ka, mis tegelikult efektiivsuse mõttes ei paista alati silma, aga eks see probleem on. Ja üks inimene siin kirjutab remargina, et usun, et ilma riigi tellimusteta poleks erasektor sugugi nii heal tasemel, kui meil praegu on. Nõustute sellega? Peate tõema, et jah. Ei, ma arvan ka, sest et tegelikult Eesti riik on tõesti olnud selles mõttes ju ikkagi hea tellija. Me ei ole tõesti, erasektor ei alati saanud seda niisugust box-movingu toodet, et igal pool müüa. Aga siiski, siiani on ikkagi Eesti riik on nagu, Eesti e-riik on nagu üliprestiižne jätkuvalt. Kuigi me ise teame, et meil on nagu muresi ka, teised arenevad võib-olla kohati kiiremini, tänapäeval, et me peame olema väga ettevaatlikud, me ei kaota seda teist kohta, mis meil on, varsti oli 3., 4., 5. Siin saab Kristalt ka küsida, aga see praktika, mida ma teistes riikides nagu näen, et vaadates nagu seda, millist teenust või mis kvaliteeti Eesti riik saab koha peal siinsete firmade käest, see on kordades suurem väärtus, kui sa saad seda kuskil mujal nagu vanas Reopas, ärme hakka rääkima, korrutame 100%. Ja päris lõpetuseks lõpuring kõigile, et mida te teeksite homme teisiti, kui te vastutaksite ainuisikuliselt Eesti digiriigi arengu eest, et üks konkreetne asi, mille te võtaksite ja teeksite kohe kuidagi teisiti. Alustame siis äkki Kristost. Aitäh selle noole eest. Palun. Tegelikult minult on seda küsitud ka ja see praegu on ka teema, et ma tean, et meil on olnud raske täita väga selget CIO rolli riigis. Meil on see roll vaja kindlasti täita, me ei tohiks teha kompromisse selle rolli täitmisel. Me ei tohiks mõelda sellele, et me ei ole võimeline, nagu ma olen kuulnud, et teatud kandidaadid on välja kukkunud selle pärast, et ei ole saadud palga osas nagu kokkuleppele. Ja siis seetõttu me tahame vähem kogenud eksperti sellesse valdkonda. Aga mis sõnumi see nagu lõpuks annab, eks? Aga kui ma selle teema panen kõrvale, siis sellest võib rääkida ja jaurata väga pikalt ja see on paljudel mõttes olnud, siis tegelikult mida on vaja, on sellise rolli inimestele, sellistel osakondadel on vaja päriselt mandaati, et nad saaksid neid muudatusi nagu läbi viia. Et üritada kõikidega, sõbrunedega, kõikidega teha kokkuleppeid, loota, et demokraatlikult me üheskoos hakkame tegema innovatsiooni või paremini mingeid asju, ei juhtu mitte kunagi. Sellepärast, et keskmine inimene on alati konservatiiv. Mis tähendab seda, et innovatsiooni on alati vähem kui neid, kes ei taha midagi muuta. Ja kui me üritame nagu pehmelt neid muudatusi sisse viia, siis need asjad ei juhtu. Ka Riiti enda kogemus riigipilvega on täpselt sama olnud. Me oleme üritanud väga demokraatlikult ju tegelikult läheneda sellele ja asjad liiguvad hästi-hästi aeglaselt erinevate nagu probleemidega. Kindlasti muid on neid probleeme ka, aga põhimõtteliselt on see sealt. Et tegelikult ka, et kui meil on riigis juhtimine, kes tahab seda visiooni nagu ellu viia, anname talle mandaadi, anname talle võimekuse, anname talle eelarve, et seda tegelikult siis nagu ka teha. Jube hea, et sa noole enda peale võtsid või sind pandi tanki, aga väga hea koha tõid välja, et üks asi on mandaat, aga teine asi on ka eestvedamine.
et see, mida on paadist, on nagu vähe, eks ole, ühelt poolt ei julgeta võib-olla eest vedada, teistpidi jälle see, et kui ma selle eestvõtamise võtan, siis kõik nooled on minu pihta suunatud ja kõik, mida ma natukenegi võib-olla valesti teen, võib-olla proovin, kohe saan pikipäid jalgu. Ja Tõnu ja siis Ergo. Tegelikult sinna, kuna ma sattusin nii õnnelikul hetkel siia, eks ole, digiriiki, kui see koalitsioonilepingu kirjutamine käis, siis meil kamma peale, see ei ole üldse minu isiklik pastakas, aga ühesõnaga me tegelikult sinna sisse kirjutatud see, et me tahame vaadata üle kogu selle nii-öelda IT-juhtimise tervikpildi, kuidas me teenusi loome, et see oleks nagu ühtne visioon. Et täna, mida ma näen ja mida paljud teised näevad, eks, et meil ongi just selline nagu valdkonnapõhine arendus, eks ole, et kõigil on oma mingisugune agenda ja kõik sinna poole lähevad, see on jumala õige. Aga meil on tõesti, me saaksime sama ressursiga teha palju rohkem ägedaid asju, kui me lepiksime kokku, et me teeme neid asju rohkem ühiselt, eks ole, ja siis jätame mingid asjad ära. Et ma arvan, et just see, et me võiks üritada nüüd lähikuudel, lähiaastatel, eks ole, kuidagi see ühtne, see governance struktuur, kuidas me Eestis IT-d juhime, kokku leppida. Kui see õnnestub, siis mina ütlen, et minu töö on tehtud nii-öelda, aga see ei ole ainult minu ülesanne, eks mina digitaristu ja küberturvalise asekantsler, vabandage. Et see ei ole ainult minu ülesanne, aga nüüd mul kohe tuleb partner ka ja siis me saame ehk juba tehtud. Ja Ergo lõpusõna. Ja, et ma olen täiestiga nõus, et ma usun ka, et see, mis aitab edasi praegusel hetkel, on see, et meil on väga selge ratsionaalsetel alustel põhinev riigi IT-juhtimismudel. See ei tähenda seda, et on üks IT-maja, vaid see pigem tähendab seda, et neid maju on minu peas kas või rohkem, aga et me peame seda juhtimist keskelt tegema. Ja sealt tulevad ka need prioriteedid ja nii nagu sa ütlesid, selge käsk kõlab võib-olla halvasti, aga väga selged suunised, et ma arvan, et sellest on täna puudus. Suur aitäh selle arutelu eest ja hea publik, ma arvan, et nad on teeninud ära marulise aplausi selle paneeli eest. Aitäh teile!